tere sulle Meeri Taro lehele. Algava nädala, pühade nädala üldist energiat iseloomustab selline tarokaart nagu narr. Narr on selline mõnus, positiivne kaart ja ta toob fookusesse märksõnad ootamatud võimalused, sõltumatus, positiivne väljakutse, proovilepanek, muretu tegutsemine ja loominguline kaos. Üldine energia nädalas võib olla üllatusi täis ja selline ootamatu ja parim viis üllatusi vastu võtta elus on ikka sellisel pea püsti muretul ja kartmatul viisil, teades, et elu kannab läbi ja usaldades elu. Usaldades oma südame häält võid sa teada ka seda, et sa ei saa kunagi eksida ja kuulates oma sisehäält ja konkreetseid juhiseid oma südamelt, just neid südamesosinaid, siis tead, et sa liigud kindlalt edasi. Ära ka kahetse midagi, mis on minevikku jäänud, et nädala energia võib pisut tõsta üles sellist mineviku kahetsust, sest narr alustab teekonda ja on otse kui selline esimeste sammude looja, et las minevik jääb ja võta pigem see uus mõnusalt vastu. Nüüd suhete positsioonis on selline tarokaart nagu karikate 2. Karikate 2 on hästi positiivne kaart, eriti kui ta suhete valdkonda ilmub, et ta näitab harmoonilisi ja kergeid suhteid, sellist armastust täis energiat, flirti, ladusat suhtlemist ja ka uut armumist, et kui sul ei ole veel kaaslast, siis võimalik, et just see nädal toob sellise taipamise ja silmade avanemise, et märkad inimest enda kõrval ja suudad armuda. Olemasolevasse suhtesse võib ta tuua harmooniat ja sellist kergust ja otse kui uut hingamist. Et sellel nädalal on sul lihtne vaadata oma kallile otsa ja näha teda täiesti uute silmadega ja olla tänulik selle eest, milline kaaslane sul on. Et hästi harmooniline ja mõnus nädal suhetes. Nüüd töö ja raha valdkonnas on selline kaart nagu sauade 7. Sauade 7 on selline kaart, mis kui ta töö valdkonnas on, siis ta tähendab seda, et võib-olla on nädala energia selline, et sa pead ennast maksma panema. Et su teele võivad kerkida mingid takistused, julgelt liigu, julgelt tegutse ja kui sul on mingi selline karjääri sõlmpunkt, siis julgelt astu samme kõrgemale ja kaugemale ja pinguta. Et võib-olla sa pead vastanduma kellegiga, et sellisel juhul jää iseendale kindlaks. Seisa iseenda eest ja selle eest, mida sa tead, milliseid väärtusi sa kannad. Et see võib olla ka natuke selline energia, et võib-olla sulle tundub, et sa pead kollektiivis kellegi eest seisma, et siis astu ka seal julgeid samme. Et ära pelga, ära karda, sa saad hakkama kõigega. Nüüd tervise valdkonnas on selline tarokaart nagu kaarik, suure arkaani kaart, mis näitab tasakaalu ja kiiret liikumist. Oluline siis tervise valdkonnas oleks hoida tasakaalu sellel nädalal, vaadata, et sa liigud piisavalt, et see, mida sa endasse paned, oleks tasakaalustatud nii toidu, info ja muu energia näol, et hoia seda tasakaalu ja tea, et sinu tervis on sinu kätes, sinu keha olek on sinu kätes. Kaarik toob ka niisugust hoogsat liikumist, et võib-olla sa sellel nädalal avastad, et mingi vana probleem või teema, mida sa oled pidanud suureks teemaks, on lahenenud ja ei koormagi sind enam. Et hoia silmad lahti ja vaata, kuhu hoog sind viib ja kannab. Aga kaunist nädalat sulle!